Ja meil on aega veel avada ka 9. küsimus. Ma ei ole kindel, kas me kõiki 3 küsimust jõuame selle raames küsida, aga see on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Mart Helme ja teemaks on julgeolek. Mart Helme, palun. Aitäh! No ma kõigepealt räägin ka samal teemal edasi, et Kristen Michal muidugi eksib, kui ta ütleb, et Eestil on vaja kiiret ühendust ja selleks saab olla ainult raudtee. Meil on mereühendus, me oleme mereriik, me võiksime välja arendada sadamaid, meil on ehitatud välja Saaremaalt Tagalahe sadam, mida praktiliselt ei kasutata. Meil on pooleli Via Baltica, juba mitukümmend aastat on pooleli. Praegu midagi ehitatakse, aga selge see, et mitte täies ulatuses, nii nagu peaks olema Tallinnast Iklani välja, 4-realine vähemalt kõikide vahepealsete puhkekohtade, pesukohtade ja nii edasi, nii edasi. Et teeme selle asja ära. See on meile jõukohane ja see on ainult Eesti territooriumil ja ei sõltu ei lätlastest, leedulastest, poolakatest ega soomlastest. Nii et võtame nagu talupoja tarkusega. Ja miks teid kritiseeritakse on see, et see on mõistuse vastaselt kallis see projekt Rail Baltica ja ta on ilmselgelt korruptiivne, aga küsimus on mul hoopis teisel teemal. Ja teema on see, et meil on Kaitseressursside Ameti keegi ametnik teatanud, et naiste ajateenistusse kutsumine ei ole mitte kas, vaid millal. Ja ma tahaks teada, kas see on selle ametniku isiklik seisukoht, on see Kaitseressursside Ameti seisukoht või on see ka valitsuse seisukoht ja võib-olla te olete nii hea inimene ja ütlete siis kõikidele Eesti noortele naistele, et vaadake aastast see ja see, sellest kuupäevast alates tuleb teil hakata minema kaitsejõudude teenistusse. Pooleks aastaks, mis need tingimused saavad olema, et noored naiseks teaks planeerida oma karjääri, oma pereasju, oma õpinguasju ja kõike muud sellega seonduvat, et ei tuleks nagu välk selgest taevast ja et see ei ole mingi ametniku spekulatsioon, vaid kas see on ametniku spekulatsioon või on see valitsuse poliitika. Et palun nendele küsimustele vastust. Aitäh! Jaa, aitäh, hea küsija. Siin oli nüüd mitu jälle küsimust, aga ma püüan 3 minuti jooksul neid kenasti vastata. Kõigepealt see jutt, et Tallinn-Pärnu maanteel ei toimu midagi. See on umbes selline jutt nagu Rohke Debelakil on üks hästi kihvt klipp, kus ta ütleb, et kord on liiga palav ja siis sajab jälle vihma ja siis kõik ostavad sabas kabanossi. Vabandust, härra peaminister. Mart Helme, teeme nii, peaminister ei sekkunud. Ei, kuulge, Mart Helme, see ei ole korrektne, mis te siin teete. Ei. Te praegu kuulate mind. Teie minut aega vastasite, te ei esitanud küsimust, te minut aega lihtsalt rääkisite sellest, mida te arvate Rail Balticust. Ja siis te tulete küsimusega ja tegelikult peaministril on õigus kommenteerida, kui te olete selliselt otsustanud oma küsimuse esitada. Et palun, härra peaminister, jätkake ja Mart Helme, palun ärge segage vahele. See ei ole niimoodi. Te peaminister kommenteeris seda, mis on. Et mina ütlen praegu seda, et ma ei sekkunud ka teie minutisse tiraadi Rail Balticu teemal, kuigi teie teemaks oli julgeolek. Palun, härra peaminister, jätkake. Aitäh, hea Riigikogu esimees, hea küsija, et jah, püüame rahulikuks jääda, see väärikus kindlasti on eeskujuks. Et Rail Balticuga jah, ja Pärnu maanteega, et hea uudis on see, et 45, peaaegu 50 kilomeetrit 4-rajalist teed on juba ehituses, et Kuldar Leis sellest ka varem rääkis, nii et kui te seda küsimust siiralt mõtlesite, siis siiras vastus on see, et teed me ehitame sellest samast automaksust, seda ma kirjeldasin ka varem. Ja kui te ütlete, et Rail Baltic on korruptiivne oma küsimuses, mida te väitsite, kui teil on kindlaid väiteid, siis palun minge uurimisorganite juurde. Kui ei ole, siis ärge esitage selliseid väiteid. Nüüd, mis puudutab küsimust kellegi sõnumi kohta, ma kahjuks ei tea, kes selle sõnumi on andnud. Kaitseväes mälu järgi tsiteerides arvan, et umbes 5-6% on naisi täna. Naiste osalemine on vabatahtlik ja väga vajalik, et olen isegi olnud näiteks reservohvitseri kursustel, kus olid ka naised seda tegemas. Nii et vabal tahtel inimesed saavad seal alati kaasa lüüa. Valitsusel täna ei ole kuidagi kokkulepet seda kohustuslikuks muuta, kui see oli teie küsimus. Aitäh!